Minu nimi Tom Liivrand, esindan siis täna Ahmediat, minu kõrval on minu kolleeg Marek, mitte lihtsalt kolleeg, vaid ka väga hea sõber ja tegelikult meie lugu võib-olla algabki sellest, et kui paneks veel nüüd slaidi, et tavaliselt öeldakse niimoodi, et businessit peaks justkui nagu alustama sellest, et tekib mingisugune meeletu selline õhina põhisus või mingisugune meeletu kirg või midagi sellist. Ma julgeks väga tugevalt teile vastu vaielda. Nimelt meie puhul see absoluutselt nii ei olnud. Et meil oli Marekiga suur huvi rikkaks saada, nagu ikka noortel, kui me 10 aastat tagasi umbes alustasime. See on muide 13. 13 aastat, aeglend. Meil oli loomulikult nagu selline noortel ikka, tahame hästi ruttu rikkaks saada ja ega mis sa siis oskad selle sooviga muud peale hakata, kui Mareki kombel guugeldad. Ega me mingisugust jama ei hakanud guugeldama, me guugeldasime nimelt. Tegelikult oli see 10 ways to become a millionaire, oli meie guugeldamise mõte. Nii, see otsingu tulemus, see on ütleme mõne päeva vanune, aga ütleme 10 aastat tagasi. 13. Oli see rida võib-olla natuke teistsugune, aga mõte jääb nagu samaks. Jah, mis sealt siis nii-öelda välja andis kokkuvõttes tol ajal? Olid, muidugi seal oli kindlasti väga põnevaid valdkondi veel, millega on võimalik rikastuda, pornograafia ja kõik muu, mis seal veel... Frantsiisid, just, ja kõik muu selline. Siis me võtsime sealt sellise asja nagu virtuaaltuurid, et kindlasti kui te olete 360 kraadi videohuvilised täna, siis te teate ka nii-öelda, kus see nende noorem vend on olnud, eks ole, et need on siis panorampildid 360 kraadi ja nendega me alustasime. Mis seal on huvitav on muidugi see, et ega meil ei olnud absoluutselt mingisugust know-how'd, kuidas teha, mis asjad need üldse on ja siis me jõudsime väga ruttu sinna 3F täheni välja, et Friends, Fools and Family, kes tavaliselt sinu õhinapõhisust hakkavad siis finantseerima. Ma tahan välja, et see on nagu highlighted need, et mida siis nagu vaja on. Tarkvara, arvuti, kaamera. Oli kaamerid vaja. Me olime täpselt sama targad, kui me seda lugesime, ehk et 3 sellist sõna. Ja meil oli siis muidugi vaja seda kohe. Ja siis minu kallis isa oli siis alguses see mees, kes andis, kui ma õigesti mäletan, 12 000 krooni. See oli tol ajal väga-väga suur raha. Ja ostsime siis kaamera. Ega me alguses ei ostnud isegi statiivi, mis on tegelikult nende panoraamide piltide tegemisel hästi, vaata, kõige olulisem nüanss, et kalasilmad on küll väga toredad objektiivid ja kõik nii, aga just see modaalpunkti, ma ei tea, kui palju te sellega kursis olete, aga ma väga tiipi ei lähe, aga modaalpunkt peab olema paigas, siis on võimalik neid asju stitchida pärast, eks ole, kokku ja saab nagu hea. Aga meil muidugi alguses ei hakanud kulutama selliseste püsiasjade peale. Esimene panoramist ma pildistasin nii, et modaalpunkt on tegelikult see, kus siis valguskiired sisenevad objektiivi. Ja see, et seda pärast panorami kokku saada, siis peaks seal olema paigas, kui see kaamerat liigutud. Meil seda polnud, aga meil oli nöör selle eest. Meil oli nöör, mida me siis kaamera kätte saades kasutasime niimoodi, et me võtsime jalaga nööri maas ja üritasime siis hoida seda võimalikult keskel seda kaamerat ja tegime ära oma esimese, ma arvaks, võiks seda käkerdiseks kutsuda, mille me siis suure hurraaga kokku stitšisime, hästi palju stitšimisvigu muidugi, see nägi väga kohutav välja, aga me olime nii õnnelikud selle tulemuse üle, kuna meil absoluutne know-how selles osas üldse puudus, kuidas need asju stitšitakse, kuidas tehakse. Ja tegelikult, kui panoram fotodest rääkidis, see oligi põhimõtteliselt ainuke asi, mis nii-öelda oli vaja tehniliselt selgeks saada, kuidas seda nagu hästi teha, et saavutada see, et kõik oleks fikseeritud, ilus, terav ja tulemus oleks hea ja see oligi nagu tegelikult, see on nagu see POV ehk nagu point of view, mis tegelikult ongi seal nagu äri alus ja seda nii 360 kraadi videodel, kas sa räägid VR-ist, on ikkagi see, et sa näed seda, kus sa asud. Kui automaatne see protsess oli siis 13 aastat tagasi? See oli täpselt nii Oleme see, mis tehnikast kasutada, meil oli olümpiase tehnika ja nii, et me tegime horisontaali peal 6 fotot ja siis oli nii-öelda lagi all. Ja see tuli siis nagu teha manuaalselt käsitsi, et ma arvan, see umbes pool tundi kuni tund läks ühe panoraami kokkupaneku peale. Jah, ütleme, et kokkupaneku programmidki ei olnud tol ajal, kindlasti teab mis tasemel, eks ole, aga mis on selle slaidi point, mis te praegu näete, on tegelikult see, et oli tol ajal meist väga palju paremaid fotograafe ja on siiamaani väga palju paremaid fotograafe. Me pole mitte kunagi ka pretendeerinud justkui nagu kõige paremaks fotograafiks. Ehk et selliseid panorampilte justkui tehti ka tol ajal isegi ka parema kvaliteediga, tehti lihtsalt selliseid full screen panorampilte. Meie läksime seda nagu teistpidi, et me saime aru, et seal meie tugevus ilmselgelt nagu ei ole.
ja me otsustasime, et me peame siis panema nii-öelda businessile rõhu, ehk et kuidas see, nagu see väärtus luua sellele panorampildile nagu ümber. Et kuna me tahame jõuda lõpuks ka 360 videodeni, mis üsna loogilist rada tuleb, siis ma räägin lihtsalt selle hästi nagu kiiresti ära, et mida see siis nagu tähendas. Me hakkasime tegema nii-öelda selliseid nagu landing page'e sellele samale panoraamile ümber, kus siis, ma ei tea, võtame mingisuguse hotelli näite, me oleme enamik Eesti hotelle ära pildistanud ja teinud, siis oligi see, et sul on vaja nii-öelda nimesid, korralikku kujundust sellele asjale, sul oli vaja liikumist, pildist pilti, kui sa käid tubade vahel ja nii, peab kõik olema selline orgaaniline, kuni selleni välja, et sul on seal need booking system'id, asjad olemas, inimene emotsiooni pealt kohe paneb book näo, teeb seal, ühesõnaga annab sulle raha ära, see on nagu tegelikult ju päeva lõpuks see mõte, mida sa selle emotsiooniga tahad teha. Ja kuna meil tuli see hästi välja, siis me kuidagi hakkasime endalegi üllatusena järsku istuma mingite väga tähtsate inimestega ühe laua taga, näiteks Tallinna Sadama juhatuse liikmetega ja tegime näiteks esimese virtuaalkaubamaja kui sellise Viru keskuse näol tol ajal, mis ma mäletan õigesti, siis nad maksid meile 100 000 krooni selle eest, mis oli jälle täiesti nagu ulme raha, aga see oli äge lahe, me tegime esimese... Kui ma ütleme, et näiteks oli see 100 000, siis kui ma oleks fotosid teinud, võib-olla ma oleks teinud 10 000. Just, et see oligi see vahe. See ei olnud nagu üldse meie nagu see taask, et me hakkame neid fotosid nagu müüma või et selles mõttes, et me nägime, et see on tore ja ilus, aga selles mõttes mingisugust ärilist väärtust on nagu meie klientidel ei olnud. Ja me lihtsalt võtakski selle poole võib-olla kokku nii, et meie kliendid on olnud väga erinevad valdkonnad ka selle panorampiltide ajast, aga lihtsalt, et aru saada, et me tõesti kõik ära tegime, ma arvan, et Vanalinnas ei ole väga palju restorani, kus me ei oleks teinud neid tuure ära, et kui me toome veel näite, siis näiteks Tallinkile tegime ära nii hotellid kui ka laevad, kõik nende konverentsikeskused, mida me jälle lähenesime nagu teistmoodi, et me tegime absoluutselt igasugustes shape'ides siis nii-öelda need samad konverentsiruumid ära, et meid vihkas see kohalik teenindav personal, sest et me ütlesime, kui on suur auditoorium, nüüd paluks uus shape'i, nüüd paluks teatristiili ja siis nad käisid nende toolidega ja vahetasid ja me tegime oma 6 klõpsu ära ja ütlesin nii, next please, et nii-öelda vihkasid, eks ole, aga tegime jah, Radis on täpselt samamoodi Eesti, Läti, Leedu, kõik konverentsikeskused, muud sellised asjad, et väga täna ka kasutatakse veel endiselt, on Tallinna Lauluväljakul on väga lahedad tuurid ja nii edasi, ehk et kõik need kaartidega panna, kus need asjad asuvad, nii edasi, ehk et sa saaksid ka seda nagu levitada kas või meilisignatuuri all, et seda kohe tuttub sinu ettevõttega põhimõtteliselt ära läbi nende panoraamid, et lihtsalt loodusfotosid me pole kunagi teinud, oleme teinud, aga need ei kannata väga nagu kriitikat, ega nendel ka mingit väga suurt pointi pole. Siis meie jaoks nagu hakkas see asi natukene ammenduma, kuna me olime tõesti, nagu ma kirjeldasin, ära teinud väga suure osa Eestis võimalikust asjast ja ka Eestist väljas. Ja siis me tahtsime minna frame per secondit, tahtsime natuke juurde saada ja suhteliselt loogiline, kuskilt läbi Google'i jõudis meieni siis meie jaoks üsna loogiline jätk, ehk 360 kraadi kaamera. Meie ostsime 360 kraadi kaamera siis, ma arvan, tänaseks umbes 10 aastat tagasi. Ta oli absoluutne tippkaamera tol ajal maailmas, ta siiani üsna selline relevantne, aga kindlasti mitte parim enam täna. Oli see Ladybug 3, ma ei tea, kui paljud on sellist nime kuulnud. Ja ostsime selle, ma isegi ei taha meenutada, kui palju raha me selle saaksime tol ajal, sest et see oli täiesti siuke overkill, aga väga ei olnud selliseid alternatiive ka. Ja selle me siis soetasime. Ja mis on kõige parem võib-olla see, et me müüsime jälle teadmata muidugi mitte midagi sellest maailmast. Selles mõttes me tulime tuuri pildi maailmast ja me ei teadnud sellest videoasjast nagu ka mitte midagi eriti. Ja siis meil oli lihtsalt vahva oli see, kus me suutsin ära müüa Pätteri surfilaager toimus. Klooga, ma ei mäleta, kus see oli. Suutsin selle ära müüa niimoodi, et teadmata isegi, kuidas see asi üldse nagu töötab ja siis, et me tuleme ja teeme teie üritusest väga laheda kokkuvõtva video. Oi, kui tore. Otsisin välja, et see kaamera on selline. Just selline, see on meil endiselt alles ja selle kohe me jõuame, kus ta kõik käinud on meil selle nii-öelda ongi 10 aasta jooksul umbes. Aga ühesõnaga, me suutsime enne müüa maha Pätterile, üks sellisest tolle Saku gruppi kuuluv bränd. Suutsime selle maha müüa nende surfilaagrile, et me nüüd tuleme ja teeme väga kihvti video. Sellega seoses tuleb mul meelde, see oli meie esimene projekt, meil jõudis ka siis lõpuks kaamera umbes täpselt päev varem kohale, kui see asi toimus. Mingid tollijamad olid seal ja kõik muud niisama asjad. Ja siis oli, ma pean selle ära rääkima, sest et see on eredalt meeles, et kõikide Maci kasutajate õudusunenägu, nimelt meil oli vaja siis väga kick-ass arvutit, mis suudaks seda pilti. Tuleks 800, aga
ta peab olema Windowsi arvuti. Just, ta peab olema Windowsi arvuti, aga kuna meil mingid muud varianti polnud, siis me läksime, marsisime Maci esindusse, ma ei mäleta, kas oli IM arvutid või mis iganes ta oli tol ajal. Marsisime sinna sisse, ütles, meil on MacBook Prod vaja. Ja siis nad suvi väga hea, muidugi, võtke ja tehke ja timmige ja siis me ütlesime, kuule, aga üks väike nüanss, pangi siia Windows peale. Ja seda nägu muidugi ma ei unusta iial, mismoodi Maci mehed vaatasid meile selle peale, meil lihtsalt ei töötanud see asi Maci asjade peal. Aga ühesõnaga tehtud, mida kuidagi saime. See oli päris huvitav idee poolest ja mis on siis nagu, ma võib-olla võtaks nagu üsna, üritaks lühidalt kokku võtta selle, mis siis, kus me nagu täna käinud oleme selle kaameraga, et seal oli väga palju õhinapõhisust. Et oleme käinud näiteks Soomes, käisime päris kopteriga lendamas, kus me siis timmisime ta sinna kopteri alla ja input tuli ühest, põhimõtteliselt nagu Eesti Energia lihtsalt Soome versioon sellest, et nemad tahtsid kaardistada enda elektriliine kuidagi pidi niimoodi, et neid oleks siis võimalik hiljem analüüsida, et kus, ma ei tea, nii-öelda kuni selleni välja, et kas on mingi oht, et mingi puu kukub kuskil mingisuguste liinide peale, ehk et sõitsime kogu kopteriga, ütleme 50 meetri kõrgusel liinides, sõitsime nagu kogu nende sellise marsruudi läbi. Et see tundus meile üsna jabur kokkuvõttes, niisugused asjad tahavad, aga meile muidugi väga hästi sobis, ära me ta tegime, siis võib-olla täiesti nagu teisest valdkonnast oli military sektor siis nii-öelda, kus me käisime iganes Kauri Tapa suurtüki vägi. Jah, suurtüki õppus oli. Ja tegelikult see mõttelaad mulle nagu seni väga meeldib, et see oli, ma arvan, ka umbes 5-6 aastat tagasi, kui me seda tegime, oli see, et me võtsime üles õppused, kus siis 2 suurtükki paugutasid ja seal on ka väga täpne, ütleme, reglementatsioon, kuidas, kes, mis hetkel peab kuhu minema, tulema, tooma, eks ole, need mingisugused pommid, asjad, mis iganes need seal on. Et ja siis me võtsime selle üles ja nende point oli selles mõttes väga äge, et nad kasutavad seda hilisemaks analüüsiks. Et nad lähevad põhimõtteliselt samasuguse auditooriumi ette, nagu me hetkel siin oleme, ja panevad selle peale. Tol ajal neid prille ei olnud veel, oli võimalik kiirega see liigutada, aga kõik heli ja kõik need nii-öelda käsklused ja kõik asjad olid täpselt samamoodi seal sees. Ja jube raske on vastu vaielda, kui sul siis päevealik ütleb, et kuule, et sa käitusid valesti. Ei, ma olin kindlalt seal, okei, vaatame, kus see siis oli, eks ole. 3.0 video esimene faktor ongi see, et seal ei ole pimedaid nurkasid ei ole, eks ole, kõik jääb peale absoluutselt ja siis nad seda niimoodi kasutasid, oli ka väga suured nagu plaanid selles osas, et kõik oma koolitusi antud sellises stiilis koolitusi hakata võtma üles just 3.0 kaameraga. Aga me jõuame sinna ka, ma arvan, kuidagi loogilist radapidi, aga ei olnud see kvaliteet nagu siis, nii, et sa täitsa nagu, kuidas ma ütlen, CSI Miami stiilis hästi lähedale zoomid teed, uurid, et sellist asja nagu ei olnud. Aga me jõudsime väga olulise verstapostini sellel hetkel. Me saime aru ühest väga kahjuks siis, alles saime aru väga olulist asjast, et tol ajal oligi praktiliselt see Windowsiga Maci arvuti üks ja siis umbes mõni arvuti veel maailmas, mis suutsid need asju pärast mängida väga korralikult. Ehk siis enamus arvutid hakkasid tol ajal piltlikult öeldes suitsema, kui ta pidi seda asja pärast mängitama. Ma võib-olla täpsustan, et teha nagu kõrgkvaliteetselt, et pidi tegema kompromissi kvaliteedi ja siis nagu selle kasutajakogemuse pealt, seal pidi tegema nagu hästi palju kompromissi, sest ei olnud ei Facebooki, YouTube'i, kes toetaks 3.0 videosi. Et see kõik oli vaja endal välja mõelda või endale ära lahendada. Ja teised probleemid, et siin üks asi oligi see, et kui seda videot tahtis vaadata rohkem kui üks inimene. Korraga, eks ole. See tähendab, et on vaja streamingut, et kui sa vaatad peale su sõbra veel tahab vaadata, siis sul on vaja seda videopilti paljundada. Ja isegi nagu streamingu osas ei olnud 3.0 toega platvorm, isegi suuremad livestream, Ustream, keegi toedanud sellist asja. Ja me Eestis teadsime, mul oli lapsepõlve sõber, kes oli streamingut arendanud enda huvist ja kunagi oli meil ka ühine äri olnud, et ma tegin talle uuesti kõne, et mis toimub, ütles, mul on kõik asjad olemas ja me hakkasime arendama ka oma streaming klastrit, et need videos on paremini näidata. Et jah, see on selles mõttes ka huvitav, et sellised vanad kontaktid tulevad alati õigel ajal mõtleks ja oligi, me saime nii-öelda oma esimese või teise või kolmanda videoasja nagu lahendatud, selles mõttes saime sinna streamingut taha, aga ega ta nagu see kvaliteet selles mõttes ikkagi täna vaadata kvaliteetselt, tõesti sul tekib nagu hea kogemus, kui sa nii-öelda osaled kusagil mingisugusel sündmusel või kusagil mujal, et tol ajal ikkagi ta oli selline,
ütleme siis väga ilusti öeldud, kompromisse pidi tegema kõvasti, et tegelikult tähendas seda, et ikka üsna, mitte hea kvaliteet, eks ole. Mis see resolutsioon umbes oli? Kaamera tegelikult, ka täna ta suudab eksportida kuni tegelikult 4000 korda 8000 nii-öelda kaadrit nagu välja, aga ütleme siis need objektiivid asjad on 2 megapikslist, kaamera on nüüd 6, eks ta annab siis 12 megapikslit kokku ja siis veel sõltub sellest, et kui hea sensor sellel kaameral endal on. Et täna on see nagu täiesti teises ääres on see nagu nii palju nagu muutunud, aga ütleme, et selles mõttes video suurusest nagu selle taha nagu asi pole jäänud, pigem ongi siis üks asi siis maht, see algmaterjali kvaliteet ja siis kuidas seda siis lõpuks välja renderdada. Et täna me oleme isegi testinud keskmise kasutaja arvutadeks 4K 3.0 videot ka YouTube'ist ei mängi tegelikult. Et me oleme ikka veel kuskil selle küüru peal. Et mis oli jah, et tuleb praegu veel meelde sellisest vanakooli nii-öelda tehnilistest võimalustest, et kui me käisime maailma suurimas suusakuurortis Valdo Rantsis ehk Meribel ja kõik, mis seal nagu koos on, käisime seda siis nii-öelda piirkonda 360-ina üles võtmas, nii auto katuselt sõitsime neid siis ütleme suusakülasid seal, eks ole, läbi, näitamaks, milline see üldine melu ja värk seal on, kuni afterskiini välja, tol ajal käisime koos Tanel Padaret ja Sanniga seal, võtsime üles nende kontserti ja meil oli ikkagi suur ambitsioon, et me tahame filmida 360-ga ikka seda, kuidas me sõidame alla, siis maailma suurimas suusakuurortis, see oli muidugi ikka täna mõelda ikka väga naljakas taas, et meil oli siin peab ära ütlema, et selle kaamera eripära on see, et kaameral endal ei ole akusi midagi sellist, ta ei salvesta enda sisse, see tähendab, et sul on kogu aeg seda arvutit vaja, millest Tom rääkis ka, et me pidime Maci võtma, et seda kaamerat juhtida ja siis see setup, mis sealt meil oli auto akus, kui autokaravani aku, seal oli inverter, seal oli siis Dell Precision suur läpakas, pluss siis mingid juhtmed asjad ja see oli kõik pandud suusatele selga. Just, et ta nägi välja nagu vibu suhteliselt see suusatajast, et see seljakott oli nii raske, et tahtis võiks teist pidi teha tirida, aga see oli reaalselt, see kaalus mingisugune 40 kilo vist kokkuvõttes, see asi, mis seal seljas oli, sellepärast, et aku juba ise, eks ole, kaalus juba seal tubli 20 ja pluss kõik muu mudru sinna juurde. Et aga me saime selle tehtud, seda on isegi pärast, kui huvi on, see on isegi veebis üleval, seda on võimalik täna näha, et tehtud saime, et jälle selline huvitav kogemus, kuidas seda jälle lumelauaga sa ei tee, sest et see kogu aeg nagu pead ise keerama, et suusaga on selles mõttes nagu lihtsam, et hoidsime teda, ega meil ei olnud mingi steadicamme või mingit siukest asja tol ajal, me hoidsime statiivi käes ja sõitsime suusaga alla, et päris selline huvitav. Mis puudutab streamingut, siis täna Vah Meedia, ma ei tea, kui palju te olete meist kuulnud, ma olen üsna kindel, et olete näinud meie töid, aga just, et selle streamingust arenes edasi see, et me hakkasime otseülekannet tegema. Just, et me polnud veel 360 otseülekanneteni sellel hetkel jõudnud, küll aga oli turul nõudlus ka tavakaameraga otseülekannete järgi. Et see tähendas seda, et mis siin on oluline asi võib-olla, mida silmas pidada või õppida võib-olla just siin nooremad, kes pole võib-olla veel kunagi mitte äri teinud, aga tahavad, siis et sa pead olema alati valmis muutma oma ärimudelit, et ära kunagi jää nagu kinni sinna, et nüüd sa nagu meie, et ostsime oma selle kaamera, nüüd nui 4 peate, kõik peab meeldima teile kõigile ja meie ei muuda midagi. Et me oleme hästi palju muutnud oma ärimudelit ja see streamingu pool viis meid täpselt nende otseülekannetini ja tänaseks me oleme neid, ma arvan, üle 1000, võib-olla isegi 2000 kanti neid teinud otseülekandeid tavakaameratega. 360 kraadi laivi oleme ka tänaseks teinud, tegime laulu-tantsupeolt vist lausa Postimehe veebis, aga ma õigesti mäletan, oli võimalik siis laivis seda vaadata, taaskord tuleb öelda, et ei olnud nagu parim kasutajakogemus just selles osas, et see kvaliteet ikkagi ka selle streaminguga ja see kompromisse tehes, et seda asja mängitakse 4 aastat tagasi oli ta jah, et see oli ikkagi selline, et ta oli uudne, selles mõttes kogu aeg meid päästis see, et kui me läksime seda nii-öelda müüma jälle, siis alati oli see, et oi kui kihvt, et nii äge, ise vaatad, ise teed, kõik värk-särk, aga et hiljem täna me inimesed või kliendid ka ise olid nõus nagu natukene andma sellest kvaliteedist tagasi lihtsalt sellepärast, et see idee on nagu okei, et selles mõttes, et ta selliselt nagu toimis. Et ma arvangi, et kokku me neid 360 projekte tegime, ma arvan, kuskil 30 selle ajavahemiku jooksul on ja siis sinna sisse jäid ka
2-3 laivi. jah, mis mul praegu veel meenub, oli Jazzkaare raames tegime Ultima Tuule kontsert oli, see Tallinna Sadama siis, mis iganes terminal seal on, ehitavad selle välitelgi nii-öelda ka suviti, seal toimus siis see kontsert, mis oli ka tollel hästi nagu uudne selles mõttes, et sa saidki, selle vist tegime Delfisse, kui ma õigesti mäletan, ja saidki siis nii-öelda osaleda, eks ole, ja vaatad ise siis, kas vaatad, kuidas sul seal Ultima Tuule laulab või vaatad teisele poole, kuidas sul siis, eks ole, rahvas tantsib, jammib, teeb seal muid asju, et oli nagu selline gift, et võib-olla lähme siit edasi. Võib-olla ütleks ära, et see pilt on tehtud korvpalli EM-ilt Riiast, Eesti fännitelgist, kus me tegime kogu videoproduktsiooni. Et jah, sellised, et see on enda. Et jah, et natuke seda striimi asja ka nagu kokku võtta, siis tänaseks Povah Meedia on absoluutne Eesti tipp selles osas, me oleme nimelt Telia official partner selles mõttes, et ei ole nii, et paljud kirjutavad official partner igale poole, aga see ei ole nii, et nemad tellivad aeg-ajalt meilt midagi ja meie ükskord nendelt internetiühendust tellisime, vaid me oleme täna koos üles ehitanud absoluutselt kõige võimsama streaming klastri. See näeb välja selliselt, et nemad on pannud kogu sellise nagu raudvaralise seade ja võrgu tagavad, eks ole, ja meie oleme sinna peale pannud siis täna tarkvaralise lahenduse, me haldame täna kogu Telia streaming serverit ja siin võibki paralleeli tuua see sama fotograafia versus äri, et lihtsalt see raud, mis Elionil ja Telial on olemas, üksi ei tee midagi, et me oleme selle nagu äri juurde pannud ja sellepärast meil ongi väga hea koostöö. No just, ja tegelikult on ka see, et me täna ikkagi teemegi nagu müükiga koos absoluutselt, et ei ole nii, et on Telia või Povah, vaid me teeme seda koos ja just siin hilisemad faktid pärinevad sellest nädalast, et lähme ka nüüd Läti turule selle samasuguse revenue share mudeliga tegelikult, kus me siis jagame tulu. Aga mis see selles mõttes see streaming cluster on täna lihtsalt, et nagu võib-olla aru saada paremini, me suudame teoorias täna ära teenindada kuni 80 000 üheaegset vaatajat, mis on selles mõttes selline number, kuhu täna ei ole küündinud, võib-olla isegi õnneks veel need vaatajate numbrid, küll aga me oleme teenindanud ära kõige võimsamad ülekanded üldse Eesti veebi ajaloos, isegi kui me võtame siin ERR-i, ma ei tea, Eurovisioonid, muud asjad, siis me oleme need kõik ületanud, nüüd hilisemad asjad ongi just olnud kõige suurema vaatajaskonnaga, oli X-Games Kelly Sildaru, mis toimus mõni nädal tagasi, et millel oli siis seal üheaegsete keskmist arvet, et see on hästi oluline jälle, et kui teile räägitakse kuskil, et palju nagu vaatajaid oli, eks ole, et kui me räägime Delfist või Postimehest, kus iganes on player'i üleval, siis ega see klikk, selles mõttes, et ta sinna kogemata klikib, vaatab, nüüd reklaamblokki läheb minema, see tegelikult ei näita selle ütleme tõelist olemust, et tõelist olemust näitab see number, palju on üheaegsete arv keskmiselt kogu aeg peal. See annab nagu sellele, ütleme siis selle platvormi võimsus tuleb sellest välja, kui sa suudad palju see üheaegset vaatajat suudad ära teenindada, et kui mingi nädala jooksul käib 100 000, siis see ei ole probleem. Kui nad käivad ühes sekundis 100 000, siis see on probleem. Et täna üldse, kui me selle streamingut võtame, siis just kui kõigile on hästi palju ka sellised, kuidas me nimetame heas mõttes sellised seljakotimehi, tudengid, mis iganes asjad, et me suudame ka streami teha. Et tõesti suudavadki, see ei ole nagu küsimus paljundada pilti siin 100 inimesele, 200 inimesele korraga, et probleemid hakkavadki sealt, kus neid vaatajaid on mitmetes tuhandetes üheaegsetelt peal, eks ole, et meil on see väga tugev selline skill just nende serverite halduse ja kogu selle teema peal. Et siin ongi võib-olla ära mõelnud see, et me täna teeme, ma arvan, keskmiselt teeme 45 projekti kuus, see on siis üldjuhul olnud live projektid kõik, et live on stressirikas, ta on pingeline, sest sa saad kõik asju teha ühe korra. Seal ei ole nagu teisi võtteid või asju, see on nagu, see ongi see laivi eri. Ja olümpiamänge nagu ei katkesta selles mõttes näiteks. Kuule, ära praegu hüppa, teeme uuesti. Et selles mõttes saad ühe korra teha, aga kui teed hästi, siis pole rohkem vaja. Et laivi olemus on selline. Et mis lihtsalt on see sama see ärimudeli nagu muutuse case natukene, et me oleme nüüd alles uuesti jälle jõudmas sinna, kus see 3.0 on siis täna, kui me alustasime sellest, et ütleme, platvormid ei võimaldanud veel korralikult neid asju vaadata, tolleaegsed arvutid, veel vähem tolleaegsed internetiühendused, mis olid tol ajal ikkagi, pigem ikkagi väga, väga nagu halvad, siis me oleme ikkagi põhiliselt keskendunud täna tavakaameratega laivide tegemisele, need on enamasti multikaamera
laivid, te olete kindlasti näinud, noh kindlasti, ma arvan, olete näinud meie töid kas Delfis, Postimehes, TV3-s, Õhtulehes, kus iganes veebis, et võib-olla siin on ka korvpallihuvilisi, et näiteks meil on, eks ole, 3-aastane tootmisleping Eesti Korvpalliliiduga, et me toodame kõik mängud Alexela meistriliigas, veebimängud toodame meie, et nii siis tootmine kui ka siis, eks ole, striimimine ja kõik muu kuni selleni välja, et täna landing page'id, kus kõik mängud nii-öelda maanduvad kohe peale mängu, see kõik on nagu meie poolt. Kuidas teile endale tundub, et netiühendused on läinud kiiremaks, aga samas see 360 videode kvaliteet läheb ka ülesse, et nagu kas see jookseb ikka veel eest ära, et kui sa tahad makskvaliteediga striimida, siis ta ikka on nagu tõmbab selle toru praegu umbe? Seal on nagu point sees, et ta on niimoodi, et noh, siin videod lähevad 8K-sse juba nagu välja, aga see alumine barjäär on kõrgem, mis on tegelikult inimesele nagu parem vastuta. Ennem oli see alumine barjäär või see oli nagu veel madalam, et praegu see keskmine on juba nii palju parem, et noh, et sa võid seda high-end või seda kõike tippu püüda, aga see alumine ka nagu juba okei. Aga ma ütlen, et ta on veel nagu piiri peal, et ma arvan, et noh, kui me suudame selle 4K saavutada nii-öelda, et on võrguühendused ja video, siis see on jumal okei. Ja alati jääb kinosaalid, suured ekraanid, offline lahendused, kus on 8K, 12K nagu omal kohal, aga ütleme niisuguse consumeri põhiselt või tavakasutaja põhiselt, siis ma arvangi, et see 4K on siin, ütleme, võib-olla aasta pärast ongi täpselt niisugune nagu normaalne standard. Mis seal ongi, et what's next just, ega me keegi ei tea, mis saama hakkab, eks ole, saame ainult arvata ja olla nii-öelda valmis. Aga me usume küll seda, et nähes just seda nagu tavalaivide osa ka, et me usume päris siiralt seda, et varsti on nagu kõik võimalikud sündmused võimalik läbi veebi vaadata laivis, et on selleks siis nii-öelda, ma ei tea, Honolulu rannapidu või on selleks siin olev konverents, eks ole, või et noh, ükskõik, mis nagu valdkonna asjad need on loomulikult erineva kvaliteediga, selles osas, et keegi ei eeldagi, et võib-olla selle Honolulu rannafestivalil, eks ole, et tuleb mingisugune mega multicam ekraanadega mingi pilt, vaid võib-olla on see üldse iPhone'iga filmitud kohalik omanik, teeb seal Facebooki laivi, tahab lihtsalt promoda oma kohta või midagi sellist, aga me tõesti seda usume. Võib-olla ütleks selle rebirth of VR, et me oleme nagu nalja teinud, et kui me tulime tollel ajal tulime välja, et oleme Eesti esimesed 360 videotegijad, siis täna saaks uuesti seda öelda. Selles mõttes, et täna on see turg tegelikult nii tühi, et keegi spetsialiseeritult seda asja ei tee. No siin, et tehakse mujal maailmas. Et see ongi selles mõttes nagu naljaga, et me oleme nüüd Eesti esimesed uuesti. Või kui keegi võtab... Eesti panimad. Mingid väiksed rakkesed hakkavad tekkima. No jah, et see on läinud nii palju lihtsamaks. Consumer kaamerad, eks ole, on täna nii mõistliku hinnaga, et on jälle sellist õhinapõhisust on nagu näha, et tullakse ja tahetakse teha päris palju ja see on nagu kihvt selles mõttes, et see... Ja ma selle äri juurde tuleks tagasi, et see everything in the cloud on tegelikult see, mida meie teeme, et me näemegi, et neid kaamerad tuleb juurde, videosid tehakse, aga see on seesama, kui me rääkisime, et see foto võib teenida sul 10 000, aga kui sa paned sinna nagu väärtus suuri, võib teenida sul 100 000. Et me täna töötamegi neid töövahendid välja nagu pilves video editimine, kõik need asjad, millega me igapäevaselt ise näeme, kus on takistused, neid asju me töötame nagu välja, nii-öelda, ma arvan, vaikselt meie nagu product launch'id tuleb ka nüüd lähiajal välja. Et anda just nendele, kes ostavad kaamera ja tahavad sellele nagu lisandväärtust saada, siis me proovime seda pakkuda. Just selles mõttes ei ole see meie nagu approach nagu kuidagi pidi ajas muutunud, et me endiselt arvame, et just selline kliendi poolt vaadatuna sellise väärtuse loomine on alati number 1, et me oleme kõik need asjad nagu combined, et nagu sellest jutust, mis me täna oleme rääkinud, selgunud on, et ega me pole väga tihti teadnudki, mida me teeme, lihtsalt vaatad, et seda on vaja, et mõtled, kuidas seda saada, eks ole, et täna on väga palju tavaproduktsiooni ettevõtteid, kes toodavad pilti väga hästi kõik nii edasi, aga nad hakkavadki takerdama sinna, kui neil läheb asi laivi, eriti multicami variandid, et ühe kaamera laivi suudavad täna väga palju teha, ongi läbi Facebookide, läbi YouTube'i, mille iganes, et livestreamid ja kõik sellised, et aga kuidagi jah, kliendid väärtustavadki just sellepärast, ma annan nagu terviklahenduse neile lõpuks kätte, et nemad, ega me ei müü nagu, et me nüüd võt üks kaamera, müüks seda kaamerameest ja värki, et ta tahab ära lahendada oma, ma ei tea, konverents, tahab jõuda suurema publikuni, eks ole, või tahab promo saada või tahab tulu teenida näiteks, et siis on vaja need lahendused luua
need on täna meil loodud ja sellepärast ma julgen ka öelda, et oleme turuliider Eestis ja loodetavasti varsti ka mujal riikides just nimelt nende laivide tegemisel ja hilisemal haldamisel ja nende lahenduste nagu loomisel. Et aga, jah. 360 on meil ka nii-öelda uuesti laual. Et oleme jälle esimesed. Selle viimase punktiga seoses meenub üks projekt, mida siin praegusel Garage 48 tehakse, et ühel tiimil on visioon, et ikkagi kruvida inimesele kaamera pähe ja mikrofon näo ette, et kõik, mis ta ütleb ja näeb ja teeb, et see streamitakse kohe netti. See on täitsa kindlasti nii see hakkabki olema. Aga ma olen blogerid on juba praegu, kes iga ärkelolekul hetke vähemalt blogivad. Jah, aga ma olen ikkagi nagu ka seda meelt, et sinna kas see üldse kunagi realiseerub või mitte, aga et see 360 kraadi pildi kvaliteet ei hakka sul olema ikkagi kunagi nii hea kui tava heade kaameratega toodetud pilt, eks ole. Et 360 point tuleb välja väga hästi siis, kui sul on ümberringi midagi toimub, sa tahad olla selle asja sees. Nagu. Et kui seal on isegi nagu konverentsi mõttes ka, et sul ei ole mõtet panna sinna nurka 360 kraadi kaamerat, mida sa kasutad siis ainult seda osa, eks ole. Et siis pane tavakaamera või midagi muud. See on juba halvasti, see näha praegu, siin oleks siit. Ja siit on ta oluliselt nagu... Selle jaoks on internetiühendust on. Okei. No siin on muidugi väga ele hetkel, aga see on sama Valdo Rääns, kus me käisime tol ajal, et jälle ta on nagu väga kihvt ja erinevaid valdkondi saate sellega tutvustada. Täna ma paneks sinna juurde, giidi on selleks, ma ei tea, Pariisi linna tutvustamine, mis iganes, sa käid nagu nii-öelda loll turist ringi, selle prillid on peal, vaatad ja giid juhib tähelepanu, vaata nüüd, eks ole, sinna, vaata sinna, sa oledki ja naudid, eks ole, ja vaatad seda. Ja just praegu liigutan ise. Et jälle selline sihtkohta tutvustuseks ideaalne vahend, et sa esiteks vaatad seda iga kord nagu uuesti ja uue nurga alt, eks ole, sest et nii sulle on ja hästi mõnusa kirjeldus, et sa ei näe nagu seda nagu commercial poolt, et mida sulle nagu peale surutakse, vaid sa saadki ise oma otsuse teha, kas sulle meeldib see koht või mitte, et ma arvan, et selles valdkonnas kindlasti hakkab need olema, seda näitab ka kas või see EAS-i hangete, üleüldse erinevad hanked praegu, kus ikkagi väga tugevalt tahetakse saada juba 360 kraadi tutvustavaid videosid, et me oleme ka käinud siin RMK, meenub praegu oleme siin käinud RMK metsaradadel ja jälle selliseid hotspot asju juurde panna, anda infot, kas või koolitöödes hakata kasutama erinevaid muuseumeid niimoodi külastada, see on väga nagu kihvt selles. Aga ega ma arvan, et siin on näha varjust väga hästi, et niimoodi me sealt alla sõitsime. Ja pikali ei käinud? Eks ta, ma arvan, käis ka paar korda. Aga ühesõnaga jah, et kui teil on küsimusi ja me oskame vastata, siis teeksime seda hea meelega, et lühidalt selline on Babahmed ja ma julgeks isegi edulooks seda nimetada, sest et teadmata mitte midagi nendest asjadest, mida me täna teeme, oleme me jõudnud tippu täiesti. Et väga lahe. Et on teil küsimusi? Ma tean, et te olete ka veebi VR-iga katsetusi teinud. Oskad sellest ka midagi juurde rääkida? Ühte prototüüpi näinud sama EAS raames. Et kus sa paned oma mobiiltelefoni, oma pakkkarpi või Samsungi telefoni? Need juured lähevad ka selleni, et kui Facebook ja YouTube midagi olnud, et siis me pidime arendama mingit nii-öelda veebipõhist softi või mingit platvorme, et need asjad toimiks. Me tõimegi virtuaaltuuridest tõime nagu selle kaasa, et said ruumidest liikuda, see tähendab, et me tahtsime seda ka, et sa saad ühest videost teise liikuda. Et see oli meil nagu kogu aeg nagu laual olemas ja see oligi see üks asja, mis me nagu proovisime nagu lisaks anda, et anda seda nagu parimat kasutada kogemust. Et täna ongi see, et mingite nagu suuremate keskkonna loomulik, siis on nagu juba loomulik. Aga suured platvormid täna YouTube, Facebook seda ei toeta veel. Et see on nii-öelda nagu käsitöö, jah, nagu Marek ütles, et võtsime nagu nii-öelda head asjad nendest tuuridest ka nagu kaasa nendesse videodesse, et siin on ka näha üks näide, mis on tehtud juba täna tubli mitu aastat tagasi, aga jälle kõik see sotsiaalmeedia pool kaasa võtta, et inimesed saavad kommenteerida, et ta saaks vairaliks minna ja kõik nii edasi, siis need on ka kõik täpselt väga olulised asjad ja nimed, mis see on, et kui sa nagu kusagil
suvalises kohas peaksid järsku nägema mingit videot, sa ei saa aru, mis see on, miks ma seda vaatan, mis see tulemus, mõte peaks olema, et noh, siis see on lihtsalt mingi video, mida sa nägid, eks ole, et see on üks muusikavideo, mis me tegime, väga lahe projekt oli tegelikult, et jällegi see oli lavastatud versioon, eks ole. Liptaal muusikavideoks kutsusid seda häält, et nad siis vastavalt sõnadele, laulu sõnadele panid siis ka tegid selle koreograafia sinna ümber ja kõik muu selline, aga jällegi sama hea fakt seal, et iga kord sa vaatad seda videot, siis see on ka jälle erineva nurga alt ja täiesti uus sinu jaoks on, ja täna seda prillidega on pärast täiesti proovida vabalt. See oli Steadicamiga tehtud, sellepärast ka pilt on oluliselt sujuvam, et muidugi Steadicami operaator oli meil tol ajal Siim-Kaarel Saluri, kes on täna, ma arvan, et üks kõige kõvemaid selle Segway'ga sõitvaid operaatorid, kes teeb nii Eestis kõik neid Eesti laule ja kõike muud. Tema oli tol ajal meil Steadica peal ja ma mäletan, et ta oli ka kõik see asi oli nii raske ta seljas, ikka päris täiesti läbiigine, kui sa seda 3 korda selle raja nii-öelda läbi teed. Ma näitan, siin on see näide sellest interaktiivsust, see on Ultrali kliinikus tehtud video. Ja mõte selles, et sa saad video sees kuvada siis näiteks mingit lisainfot, mingit asja kohta. On teil tehnopargi osas ka mingid mõtted või unistusi, mida järgmiseks tahaks, et mingid 360 drooni, mis lendab ringi või midagi muud huvitavat? Kõik mingi hulk kaameraid on täna olemas, mida seda drooni külge panna, selles nagu ei ole küsimus. Lihtsalt täna on see, et neid kaameraid tuleb nagu seeni peale vihma ja et sealt nagu parim valik teha, et ma olen ise olnud Facebookis 3.0 videotegijate grupis, mis algas sellest, ma mäletan, oli vist 25 inimest või? Täna on 4000 seal. Et see on nagu viimase 2 aastaga nagu meeletult kasvanud. Et seal on nagu pluss see, et kui sa küsid mingi kaamera kohta informatsiooni, siis võtavad need ettevõtte nagu insenerid ja omanikud suga ühendust ja räägivad sulle täpselt, et sa saaks oma nagu valiku võimalikult nagu hästi ära teha. Et täna on, lihtsalt ongi, et peab nagu kursis olema, et mis me ise tahame, ongi see, et me tahamegi oma tehnikaparki uuendada, aga kuskilt sealt peab nagu valiku tegema, et täna on ka väga häid kaamerad, mis maksab 4000 eurot ja 40 000 eurot. Ja lõpuks ongi see, et tegelikult kus ja mis eesmärgiga seda lõpptulemust nagu kasutada. Et mingid kaamerad on väga head tulla suusamäest alla ja teised on siis näiteks seda, et pakkuda niisugust kinoelamust, et filmidagi mingid nagu välja mõeldud süžeed, mingid niisugust asju üles, et siin mingid ühte kuldset mingid väga niisugust keskteed väga nagu ei kipu olema hetkel. Iga asja jaoks nagu mingi oma valik. Aga lihtsalt, mis võib-olla tulles tagasi korra selle alguse juurde, et 10 aastat ma on siis nendega teinud, nagu ma ütlesin ka, siis jah, 10 aastat ma olen teinud, aga ta on nendest, ma arvan, 3-4 aastat, just hilisemad aastad on sellises mitte varjusurmas olnud, aga lihtsalt kuna nii palju muud on nende laividega teha, tavalaividega, siis olemegi oodanud seda hetke, mis mina arvakski, et nüüd on justkui nagu kas on käes või on kätte jõudma, see ongi need YouTube'i ja Facebooki need toed ja kõik seda näitavad ka, et kui see ikkagi läheb nagu massidesse, siis kindlasti me võtame ta nagu jälle uuesti väga suure fookusega ette, ja sealt ma arvan tulevad need unistused, mille kohta sa küsisid, et ega järjest kihvtimaid projekte on võimalik kogu aeg teha, et lihtsalt pigem on jälle see, et kahjuks või õnneks pole täna nagu endal mahti ja aega neid nii-öelda enam õhinapõhiselt teha, et lähed nagu sinna Soome elektriliine filmima, eks ole, mis oli väga lahe projekt, sinna kopteriga sõita ja puha ja kõik, aga et eks ta nagu sünnib täna kliendiga koos paljuski, et selleks me osalemegi täpselt nagu mainisin, need hanked ja muud sellised, et seal on nagu see lähteülesanne paigas ja me saame oma know-how kõik, mis me oleme õppinud selle aja jooksul, saame edasi anda. Et jah, siin on veel üks näide, mida Marek praegu paneb, on Tanel Padarinte Sunny ja sümfooniaorkestri ühiskontsert, siis tol ajaks Nokia kontsert, ja ma tänada siis on, eks ole, Nordea, et see oli ka päris kihvt kontsert ja seal tuli jälle lõpus see eriti hästi välja, kui rahvas kõik seal saalis nii-öelda ka rokkis ja viskas näpud püsti seal, et siis see on nagu jälle kihvt, kui igal pool ümberringi midagi toimub, et tulles tagasi jälle selle juurde, et seda ei ole mõtet
kui terve aeg oleks halb ime teisel pool, siis nagu jälle, what's the point. aga heli võtate tavaliselt? Heli võtsime sisse just lausa Kristo Kotkase poolt produtseeritud heli tol ajal ja puldist võtsime otse heli, et kaamera ise näiteks heli ei salvesta, et peab kasutama näiteks sellised seadmed, et kas siis võtad seda ambient saavad, mis kohe ruumis toimub, või siis nagu otse puldist nagu salvestust, et see on täna, mida on nagu veel võib-olla olete näinud ka, et mida mujal maailmas minu arust hästi nagu kihvte asju on tehtud 3.0-ga ja just ka sellist äripoolt juurde pandud, et on näiteks Louis Vuitton, tuntud moelooja, tegi oma moeshow sellisel kujul, et ta müüs läbi veebi pileti justkui esiritta. Et sa istud nagu prominentide kõrval, tegelikult oli ühte ritta istme peale oli pandud 3.0 ja vaatad esireas, siis modellid kõnnivad kõik silme ees ja tuntud veel kusjuures ja kõrval vaatad, Mike Tyson istub siin ja kõik sellised asjad, et ta müüs seda läbi veebi nagu justkui esirea piletit, et väga-väga hea pointile, reaalne väärtuse loomine, inimesed, kes ei pääse sinna never muidu sellele moeshowle, eks ole, saavad esiritta, et see on nagu väga lahe. Et jah, ja igasugu täna on kampaaniaid tehtud siin suured brändid, Pepsid, Coca-Colad, Rihanna muusikavideosid on tehtud 3.0 stiilis ja selles mõttes toimetatakse sellega nagu täna juba nagu tublisti, et kui kõik need netiühendused ja kõik see muu nüüd saaks ka sinna maale, et päriselt oleks kogu aeg hästi kvaliteetne see kõik, et siis oleks väga-väga fine ja äge. Et see võib-olla ongi unistus, et see kõik juhtuks rutem ja kiiremini, et saaks pakkuda häid elamusi kõikidele läbi 3.0. Aga siis paneme käed kokku, väga hea oli. Tore, aitäh!